autos unustad ära, et väljas palav. Ja minu poolt välja ei saa, siin on liiklus. Katsu sa sealt võtta tool ära ja... Et kui ta saab tooli kokku? Ei vaeva. Arvad, et ei saa või? Ma ju terve ees. Give me this. Aga see on Kristjani oma või? See on Kristjanit seal. Nii, tere. Olukord selline, et meil on kaameraga on väga kiire aeg. Me ei jõua tänavale minna. Vahad asjad ma unustasin koju, siis me näitan teile lihtlabase asja. Mismoodi teha, siis võtad siis tavaliselt tellitoast suhkru. Paned vee sisse. Vanasti sai seda kogu aeg tehtud, kui oli lapsi, kui ei olnud üldse siukseid, ütleme, vahendeid, millega teha peal. Siis teed selle suhkruveega kokku, suhkruga kokku, et soeng seisas, siis tõmbad siit laksti suhkruvee pähe ja see jääb, aga ainuke viga on see, et ärge väga palju suhkrut pange sellepärast, et siis on see olukord, et ta kivistub nii ära lihtsalt ja juuksed jäävad turri. Ja ongi valmis. Nii lihtsalt see asi käibki. Kasvonroundil istudes oleme Indrekuga nagu suveniiripoes. Pakutakse lasereid, lelusid ja kõike võimalikke vidinaid. Kui üks müüja läheb, tuleb kohe uus. Vahest ostame, vahest mitte. Pole ratast toole panna kuskile. We want to drive, but is it possible to put the wheelchairs? We want to drive together. We want to drive 1, 2, 3. 1 tuk-tuk, but we want to go 1, 2, 3. 3 people and 2 wheelchairs. Is it possible? I don't think so. Okay, maybe... Okay, maybe it is possible to do 1 wheelchair and... No. Try together. 1 hour, yes, okay. Around. How much? 2,000 baht for 1 hour. 2,000. How much? No much. 1 hour, jah? 1000-ga, kui nad pakkusid meile eile seal 1000-ga päev otsa Pataiasse värki. I check anything. Teeme 1000. 1000 on okei ju. 2000 ütles praegu. Tonni saab, rohkem küll ei saa. Ja ma võtangi seda, jah. Kui sedagi saab, aga noh, davai. 1000. 1,000, 1 hour to trip maybe some beautiful places or some similar street. You know some similar street. Okay, 1,500, okay. I can do 1,500. 1,500. Ei. 1 hour. 1,000. Maximum 1 hour. Yeah. Kuna oleks pidanud võtma eraldi tuk-tukid, otsustasime minna hoopis toolidega pimedatele kõrvaltänavatele ja kangialustele, kuna nii saab parema elamuse Bangkoki ööelust. Indrek oli